Hei, ma olen Anneliisa, ma õpin EKA-s visuaalset kommunikatsiooni, ma olen 4. kursus ja minu taassünni idee on siis tulnukate inimrööv ja kuidas läbi selle inimene taas sünnib. Edastada ma tahtsin paranoilisust ja hullumeelsust, mis võib siis selle kogemusega kaasneda. Oma tööprotsessis kasutasin ma enamasti joonistamisprogrammi Procreate iPadis, kus ma siis animeerisin igat kaadrit. Ja hiljem panin selle kogu kupatuse kokku siis Adobe programmides, After Effects ja Premiere Pro. Aitäh! Tere, minu nimi on Hedi Lehtmets. Õpin Eesti Kunstiakadeemias visuaalset kommunikatsiooni. Mind paeluvateks teemadeks on vaimne tervis, tervisekäitumine ja terviseedendus. Ja kuna täna on narkomaania ühiskonnas saavutamas mingil määral sellist normaalsuse piiri, kuna on väga lihtsasti kättesaadav, siis antud videoklipis käsitlen taassündi läbi peategelase otsuse võtta vastutus oma elu eest, mitte siis kuulata ei inglit ega saatanat õla peal. Aitäh! Mina olen Silver Tõnisson, õpin visuaalse kommunikatsiooni eriala 4. kursusel. Aine liikub pilt ruumis. Raames pidime tegema videomäppingu siis Vene teatri siseruumis ja meie siis teemaks oli taassünd. Ja minu idee siis seisnes selles, et võtta seal juba kõik need olemasolevad aknad, uksekaared ja need välja joonistada ning siis hiljem muusikasse säites panna need elemendid nii-öelda siis esile tulema kogu sellest ülejäänud tumedast ruumist. Ja siis ma kasutasingi Photoshopi selle jaoks, et kõik need elemendid välja joonistada, kõik need jooned ja siis hiljem After Effects siis panin need ka kõik liikuma. Tervist! Mina olen Rait Sohkin ja ma olen Eesti Kunstiakadeemia tudeng. Ma esitlen teile kursuse Liikuv pilt ruumis ainetööd, mille teemaks taassünd. Lugu on lühike, seest sügav. Nimelt räägib see inimkonna tõusust ja loojangust ning meisse kodeeritud destruktiivsusest. Head vaatamist! Mina olen Mari-Liis Haljasarg ja õpin EKA-s 4. kursusel visuaalset kommunikatsiooni. Meil on selline tore aine nagu liikuv pilt ruumis ja selle aine raames tegime me taassünni teemalisi animatsioone Vene teatrisse, sinna keldrisse. Ja mina valisin oma teemaks ämblikud ja nende taassünni ja samal ajal ühtlasi tegelesin ka ämblike hirmu teemaga ja sellega, kuidas oma hirmudele otsa vaadata.
kasutasin oma töös peamiselt erinevaid Adobe programme nagu Illustrator ja After Effects. Vaatasin ka Animationit ja Tuikit ja kõige lõpus aitas mind ka AI videot teha natukene võimsamaks. Tervist, mina olen Artjom Šešov, Eesti Kunstiakadeemia 4. kursuse visuaalse kommunikatsiooni eriala tudeng. Liikuv pilt ruumis aine raames oli meie ülesanneks teha videomappingu Vene teatri ruumides ning selle teemaks oli taassünd. Minu pool on kujundatud ja tehtud 7 videoklipp, kus domineerivad rohkemasti naturaalsed materjalid nagu kivid, puud, taimestik ning valgus seal sümboliseerib taassündi, müstikad. Just valguses on alganud kõik meie maailmas. Neoonväärid ma kasutasin aga sellepärast on ilusad. Mehe püst sümboliseerib meie minevikku ja tulevikku. Suurem krüstallimägi näitab meie suuremaid võimalusi meie elus. Minu tööprotsess nägi välja niimoodi, et ma joonistasin neid kaadreid Photoshopis ning ühendasin neid üksteisega Adobe Premiere'is ning lasin seda kogu segu 2 korda Kyber AI-st läbi ning sain sellist tulemust. Kõik head! Mina olen Kristin ja õpin visuaalse kommunikatsiooni eriala 4. kursusel. Minu idee taassündi kujutada tuli sellisest mõttest, et kui huvitav see on, kuidas me näeme mõnikord mõndades elututes objektides elu, puht sellepärast, et sellel on mingi vorm, millega me oleme nii harjunud, et see on elav. Ehk et ma võtsin selle mõtte ja oma videoklipis panin paberitükid transformeeruma lindudeks. Ja tegelikult, kui sa vaatad seda tiibadega paberpalli, siis sa ei mõtle sellele, et see on elutu paberitükk, vaid et see on lind ja see ju elab. Tehnika, mida ma kasutasin, on stop motion ja seal on tegelikult 2 põhjust. Esiteks, mulle tundus, et see on kõige parem viis, kuidas edasi anda sellist rabedat paberist linnu liikumist. Ja teiseks, minu arust on midagi eriliselt võluvat selles, kui lihtsad asjad võtavad palju aega ja ülimat keskendumist ja täpsust, mida just selline stop motion animeerimine nõuab.
mina olen Anna ja ma õpin visuaalse kommunikatsiooni 4. kursusel. Meie teemaks oli taassünd ning kui ma mõtlen sellele teemale, siis minu jaoks seostus see kevadega, kui loodus justkui taassünnib. Ja kui mõelda sellele teemale natuke teises võtmes, siis meie elus on madalhetki, talvesid ja peale igat talve tegelikult tuleb ka ikkagi kevad. Et isegi kui ei tundu, et tuleb. Ja see oli minu selline mõte seal taga. Ja protsessis siis nii palju, et ma tegin Illustratoris lilled ja ma viisin need After Effectsi ja ma panin need seal kasvama, ma panin need liikuma ja jäävideo küll on võetud Adobe Stockist, aga ma lõikasin seda ja ma tegin sellest maske ja asju, et see põhimõtteliselt ühilduks ruumiga natuke paremini ja tooks esile ruumi eripärasid. Tere, mina olen Eeva Pogoretski, õpin EKAs 4. kursusel visuaalset kommunikatsiooni. Meie töö teemaks liikuv pilt ruumis aine raames oli taassünd ja mina lähtusin sellest, et nagu eluski asjad muutuvad, kõik on liikumises, ühest asjast võib saada teine ja siis see omandab justkui täiesti uue tähenduse ja funktsiooni. Näiteks munast võib saada omlett. Minu protsess nägi välja selline, et joonistasin kõik kaadrid käsitsi iPadis. Osa nendest oli filmitud, näiteks filmisin ma kätt ja joonistasin üle. Ülejäänud elemendid siis tegin kuidagi hästi intuitiivselt protsessi nautides. Hiljem panin animatsiooni kokku Clip Studio Paintis ja panin juurde veel mõned keyframe animatsioonid ja oligi valmis. Aitäh! Tere, mina olen Anita ja õpin EKAs visuaalset kommunikatsiooni ja minu idee taassünni teemal seisnes esialgu selles, et Jaapanis peale tsunamit kirsipuitsemine tähistab taassündi, see on selle sümbol. Mina läksin selle ideega natuke edasi ja minu töös kirsipuied hoopis langevad, millest sünnib midagi täiesti uut. Ja selle töö tegemiseks kasutasin iPadi ja Procreate'i, millega saingi oma animatsiooni valmis.